nahkhiirte vaatlus ja uuring Tartus Jaama tänava keldris, Jaama tänav 10, 15.–16. veebruaril 2015 ja kolmas film nüüd, kolmas osa. Nüüd siin pooletunnise otsimise peale, isegi rohkem kui pool tundi, mina ja Lauri vaatasime selles hiiglasuures keldris, otsisime talitavaid nahkhiiri ja Lauri leidis siis ühe nahkhiiri ainult praegu, aga varem jaanuari lõpus tänavu ta leidis 6 nahkhiirt ja nüüd ta siis leidis ühe suurkõrva veel. Püüab seda siis konksuga seinapraost välja tõmmata, see on pruun suurkõrv, keda me enne juba vaatasime, määrasime liigi ära visuaalselt keha tunnuste järgi ja nüüd Lauri püüab siis konksuga, mis on üks põhiline tööriist nahkhiirte õngitsemisel pragudest, üks painduva konksuga kätte saada. Suurkõrv teeb häält. Kui teda puudutada, teeb häält, muidugi väga ettevaatlikult tuleb võtta. Ja see on ainult uurimise otstarbel praegu meie eesmärk, miks me võtame see nahkhiire välja. See on niisugune unikaalne, seda me ei tee väga tihti. Me võtame selle nahkhiire välja, sest me peame ta viima ära teise talvituskohta, kuna siin Jaama tänava keldris käivad ehitustööd ja võivad ohustada nahkhiiri. Vaata, kus sulle huvitav, praegu ta võttis hammastega kinni, kui ma sain ta tõmmata. Nahkhiir võttis hammastega kinni. Hammastega võttis konksu otsest. Ja nüüd on näha siis nahkhiir. Tal ei ole rõngast. Ja rõngast tal ei ole ja ta on suur kõrv kindlalt. Panen siia peale. Ta on kindlalt on suur kõrv. Plecotus auritus. Ja nüüd võime vaadata siis, mis sugu ta on, mis vanus tal on. Ja selleks on ka töövahendid ja lisaks saame teda rõngastada. Kui nahkhiir on rõngastatud, siis saab hiljem alati teada, kus ta on rõngastatud ja siis saab teada tema eluiga määrata täpselt tema... Sinu oma? Ei ole. Minu oma. Tema eluiga ja tema vanust ja tema liikumisulatust. See on, mis rõngastamismeetod annab. Looma vanuse, kui on teada vanus rõngastamise ajal. Ja taaspüügil siis on vanus teada ja samuti siis lennu ulatus, kui kaugele ta on läinud rõngastamiskohast, kui uuesti kinni püüti. Nii et lubame nahkhiirel teha tema oma häält. Suurkõrv nahkhiir muidugi ülipikade kõrvadega, kehapikkusega võrreldes, kui keha on umbes 5 centimeetrit, kehatüve pikkus nahkhiirel, siis pruun suurkõrval kõrv võib olla kuni 4 centimeetrit ja siis 3/4 keha pikkusest võib-olla kõrvapikkus, see on kindla peale maailma suurimate kõrvadega loom. Samas Jaama tänaval seina taga mööduvad inimesed tänaval, kes ei tea, et siin vaid paari meetri kaugusel nendest toimub põhjalik nahkhiirte uurimine. Tööriistad kõik valmis pandud. Seise korralikult. Ja rõnga number tuleb alati vaadata rõngastamisel ja kirja panna. See on Matsalu linnurõngad ja üks väiksemaid seeriaid siis midagi X või mis need väiksemad seeriad on. No nii väike rõngas, et see X enam ei mahtunud ära. Ei olegi, on lihtsalt number.
ja. Vanast harjumusest öeldakse, et X-seeria, aga X. No iseenesest jah, kui need numbri kohti rõngal on 6 või rohkem, siis juba seeria number ei mahu ära. Toon oma selle märkmiku ka. Või on sul märkmik? Ei, mul praegu ei ole siin. Mõõdan teda, mulle ei jää meelde. Ja küll. Lauri läks tooma märkmiku. Meil on nüüd suurepärane haruldane võimalus siis lähemalt tutvuda selle nahkhiire isanda või emandaga, kes ta siin on. Siin ta on nüüd, pruun suurkõrv. Kogu oma aus ja hiilguses. Ja talveunest äratatud. Aga kevadeni pole jäänud palju. 6 aja pärast märtsi lõpus hiljemalt võib ta leida juba öösel liblikaid. Ja saab siis hakata toituma jälle. Aktiivne elu nahkhiirtel algab aprillis, märtsis. Vaata, Lauri nüüd tõi rõnga, vaatab rõnga numbrit. 098. Nii, nahkhiir, kas oled valmis rõnga vastu võtmiseks? Rõngas number 098. Kuupäev täna on? 16. veebruar 2015, Tartu Jaama tänav 10, sügav maa-alune vana kelder. Rõnga number 098 pannakse pruun suurkõrvale. Jah, paneme. Ja vaatame sugu ja vanust kah, kas sa saad võtta oma kätte natukene uurida seda asja? Panen talle kõigepealt selle rõnga ära, mis sa arvad? Pane rõngas. Siis kohe vaatame. No, kasutan sööksi kummikindaid, need viimasel ajal, sinised. Kummikindad, jah? Suhteliselt kõvad. Ja, et siis nahkhiire jammusta kindlast läbi ja uuri on kaitstud igasuguste infektsioonide ja ammustuste vastu, sest nahkhiir võib ammustada uurijat. Suurkõrv muidugi on üsna uimane tavaliselt, kui teda... Aga magav nahkhiir või magamast just võetud, siis tema liigutused on aeglased ja siis on see ammustuse oht on veidi väiksem. Ja nii me siis näeme, kuidas nahkhiir... On hästi pandud. Ja rõngas... Alla millimeetri on pragu. Ja rõnga poolmete vahel jääb pragu kindlasti, sest ümber lennunaha on rõngas ja vabalt peab liikuma seal, siis ta ei vigasta nahkhiirt. Niisugune on õige rõngastamine. Ja muidugi, ma näitan korraks seda rõngast lähemalt, muidugi see Matsalu linnu rõngas, selle nurgad, teravad nurgad on kõik ära viilitud sujuvalt niimoodi pehmeks, et ei ole teravad ja selline rõngas ei vigasta nahkhiirt siis tema elu jooksul. Nüüd on rõngastatud ja vaatame vanust ja vaatame sugu. No sugu võib olla 2. Hamletlik küsimus. Sugu jah või ei. Hamletlik küsimus jah, et kumb sugu? Vaatame, näe, see on isane. Isane? Esimene isane siin keldris. Isane sugu on isane ja peenis on nähtav jah. No on. Tunnus, soo tunnus on peenis siis. See on isane jah, see on isane, aga vanus? Ja nüüd vaatame vanust. Vanust mina vaatan luubiga. Vanust võib luubiga vaadata ja selle vaatamiseks siis vastu valgust välja sirutatud nahkhiire tiib. Sõrmeliigesed. Ja sõrmeliigeste kuju ja tugevus. Kui nad on vanad, siis nad on kivikõvad, kondised. Nobi öeldakse, nobi inglise keeles, knobi kirjutatakse. Kondised sõrmeliigesed, siis on vana loom, no vähemalt 2 aastat vana. Aga on niisugused pehmed, kaovaalsed ja mitte kondised. See on esimene, keda ma arvan, et ongi vana, jah. Ahah, kui mitte kondised, siis on vana. Ma proovin ka oma käega ka ära selle liigese, ma umbes jagan, mis see liiges tal on. Võtad mõlema käega või ühe käega võtta nahkhiire? Nüüd peaks vaatama, kuidas see liigese koha vaatamine on. Vastu valgust. Vastu valgust, jah. Ma isegi ei näe, ma peaks siis suuremat luupi vaatama, aga vist on tõesti ümara kujuga. Ja ma vaatan, et kuju ma näen ära. Et liigese kuju on ümar ja võib öelda, et on vana, jah. Sest noorel ta ei ole ümar. Ütleme, kui ta oleks eelmine aasta sündinud poeg, suba tult, siis ei noor, ei vana.
sel juhul tema liiges oleks niisugune ovaalse kujuga kindlasti. Mina vaatan. Aga ta on vähemalt 2 aastat vana, võib-olla 3 aastat ja veel vanem. Et niisugune ümara kujuga liiges oli, ei olnud pikerkune, ovaalne. No nii, ja selle... No, mõni liiges on natukene nagu ovaalne ka, aga... No aga sa pead vaatama, kas ta on pikerkune. Aga neid vööte? Ei ole, jah. Siuksi kasvuvööte. Nii et no võib-olla ta on siis 2 aastat vana, aga igatahes mitte ta ei ole möödunud suvel sündinud. Ma arvan ka, jah. Siis. Nii et ta on ikka suhteliselt vana või panna vanemate kirja. Nii, ja siis... Ja selle nahkkiire nüüd rõngastatud suurkõrva. Ja ma mõõdan ka ära. Selle mõõdame ära. Küünarvarst mõõdame ära. Küünarvarre pikkus. No kõrva pikkusest oli juttu, kuni 4 sentimeetrit võib olla. Nüüd juba ka aga mõõdame ka küünarvarre pikkus siis kokku pandud tiival. Ja kui on taust on valge, vaata muidu ei näe. Mina mõõdan joonlauaga alati. No, sellega. Ma panen heleda joonlaua, millimeeter jaotusega joonlaua. Panen alati nahkkiire küünarvarre kõrvale, mõõdan niimoodi, saan alati vähemalt 0,5 millimeetri täpsusega mõõte. Aga Lauril on siin varpsirkel. No, ma ei tea, kas see on varpsirkel või? On ikka varpsirkel. Nihkaliiber või kuidas nimetad? Jah, vanasti nimetati varpsirkliks, aga nagu termomeeter ja kraadiklaas on üks sama asi. Heal instrumendil. No ta ei ole sirkel tegelikult. Sirkel on tead siukene. Ümargune. Nagu ringi. No jah, aga ta on terminina oli kasutusel varpsirkel sel ajal, kui näiteks mina koolis käisin. Siis oli 1960 aastatel, siis kui Gagarin lendas, käisin mina koolis. Ja siis öeldi varpsirkel, nihkaliiber öeldi ka, jah. Sest tööõpetuse tunnis ja esimest korda tulid siis niisugused riistapuud nähtavatele siis koolis käimise ajal. Tööõpetuse tunnis, jah. Mõõtsime asju ja muidugi ka füüsika tunnis ilmselt oli vaja mõnikord midagi mõõta. Ja palju ta siis on? 40 millimeetrit võib olla. Tavaliselt on sellel liigil umbes 40 millimeetrit on küünarvarre pikkus. See on keskmise suurusega nahkkiire küünarvarre pikkus. Ja neid keskmise suurusega nahkkiire liike on Eestis õige palju. No vaatama, 39,2. 39,2, tore.